Mõned kadunud isikute juhtumid lahendatakse päevade kui mitte tundidega ning asjaomane isik tuuakse turvaliselt tagasi. Mõned juhtumid muutuvad aga äärmiselt keeruliseks tänu teabele, mis ilmneb alles hiljem ning seetõttu jäävad need tänaseni lahendamata. Number 10. Keegi pole saanud ühendust 36-aastase Tamara Dawn Hilliga, kes on pärit Ocean Shores'ist Washingtonist alates 3. märtsist 2026. Pärast põhjalikku uurimist arvatakse nüüd, et tema poissõber oli seotud tema kadumisega ning ta on võetud vahi alla. Tema poissõber Kendrick Bruce sattus esmakordselt kahtluse alla, kuna ta oli viimane, keda nähti koos Dawniga sel päeval, kui ta kaduma läks. Kui tema pere ei saanud temaga ühendust, rääkisid nad Bruce'iga, kes ütles neile, et nad ei ole enam suhtes. See ei leevendanud nende muret, sest Dawnil oli harjumus oma lähedastega ühendust hoida ning nad ei olnud temast sellest ajast saadik midagi kuulnud. Nad usuvad ka, et Bruce varjab midagi ja loodavad, et tõde tuleb lõpuks päevavalgele. Kui 1. aprilliks ei olnud temast endiselt mingit märki, võttis tema perekond ühendust politseiga ja esitas kadunud isiku kohta avalduse. Uurimine alustati kohe ning üheks esimeseks sammuks oli tema mobiiltelefoni kasutuse kontrollimine. Selges, et tema telefon oli viimati aktiivne Northwest Track Wildlife Parki lähedal, mis asub 24 miili kaugusel kohast, kus teda viimati nähti Bruce'i seltsis. Edasiin analüüs näitas, et 28. märtsil tehti Dawni Cash Appist Bruce'i Cash Appi ülekanne summas 150, peaaegu kuu aega pärast tema kadumist. Esimesel otsingul leiti tema auto hüljatuna umbes kvartali kaugusel tema kodust ning auto läbiotsimisel leidsid politseinikud seest tema debetkaardid ja Dawni poja foto, mis oli tükkideks rebitud. Kui Bruce'i sõidukit otsiti teenistuskoerte üksuse abil, andsid koerad märku sõiduki tagauksest, tagumistest istmetest ja pagasiruumi piirkonnast. Seetõttu arreteeriti ta ja talle esitati süüdistus 1. astme mõrvas, 2 teise astme identiteedivarguses ja säilmete ebaseaduslikus kõrvaldamises. Ta oli teinud ka mõned väga häirivad otsingud internetis, uurides, kuidas kedagi teadvusetuks lüüa, kui kaua kulub lagunemise alguseks ja kuidas puhastada bioloogilist materjali vaibalt. Ta oli otsinud teavet ka surnukangestuse kohta. Dawni Corterit otsiti alles 20. mail, kuid see andis uurijatele veelgi rohkem tõendeid Bruce'i vastu. Need leidsid mitu piirkonda, mis sisaldasid bioloogilist materjali ja edasine analüüs näitas, kellele see kuulus. Praegu hoitakse Bruce'i $2 miljoni suuruse kautsjoni vastu kinni, kuni uurimine lõpeb ja tema kohtukuupäevad saabuvad. Dawni perekond kirjeldab teda kui pruuni juuksega, mis on värvitud punaseks, siniste silmadega, umbes 173 sentimeetri pikkust ja umbes 68 kilo kaaluvat naist. Tal on tätoveeringud jalgadel, kätel, seljal ja rinnal, mis võivad aidata teda tuvastada. Kui sul on aimu, mis juhtus Dawniga või sul on teavet, mis võiks aidata teda leida, palutakse sul võtta ühendust Tacoma politseiosakonnaga numbril 2352 87 4455. 9. 25-aastase Savian Andersoni kadumisele eelnenud päevades on väga kummalisi ja huvitavaid üksikasju, millest mõned võivad anda vihjeid selle kohta, mis temaga juhtus. Kuid hetkel on uurijad vajavad tema juhtumi kohta hädasti lisateavet, sest teda pole siiani leitud. 2026 aasta juunis oli Savian sõjaväelane ja teenis Põhja-Carolinas Fort Braggi baasis. Ta on abielus Jasmine Mauriga, kes ootab last, kes peaks sündima augustis. Paar elab Fayettevilles, kuid Savian elas kasarmus alates 2026 aasta algusest, kuna Jasmine esitas tema vastu lähenemiskeelu taotluse pärast nende vahel toimunud kodus tüli. Tuleb märkida, et kohus on selle juhtumi hiljem lõpetanud ja nad on suutnud selle vahejuhtumi selja taha jätta. Jasmine teatas, et ta nägi Saviani viimati nende kodus 23. juunil, kui mees lahkus koos grupi kaassõduritega, et sõita tagasi baasi. Hiljem tuli välja, et oli peatunud Fayetteville'i Comfort Innis ja seal oli aset leidnud kummaline vahejuhtum. Ta maksis, et peatuda võõraste majas kuni 25. juunini, kuid otsustas siis näiliselt jääda veel 1 ööks. Kuid kui ta üritas pikendatud öö eest maksta, lükati tema kaart tagasi ja tal paluti välja registreerida. Kuid Savian keeldus ning politseinikud pidid ta toast eemaldama pärast mida ta arreteeriti. Talle esitati süüdistus 2. astme loata sisenemises ja arreteerimisele vastupanus, kuid ta vabastati armee seersandi hoolde ilma $5000 maksmata. Kui ta 27. juunil emaga telefonis rääkis, ütles ta talle, et tema ja Jasmine esitavad Jasmine'i palvel lahutuse avalduse. On teada, et ta viibis 29. juuni paiku kell 6 hommikul Fort Braggis, kuna tunnistajad nägid teda seal.
Kuid kui oli aeg rimistuseks, ei ilmunud ta kohale ning pole sellest ajast alates olnud ühenduses ei baasi ega ühegi oma pereliikmega. Ta on sellest ajast alates kuulutatud omavoliliselt lahkunuks ning tema perekond on mures tema vaimse seisundi pärast, kuna tal oli harjumus regulaarselt ühendust pidada, mida ta pole teinud juba üle 6 aja. Tema perekond tunneb, et temaga võib olla midagi halba juhtunud ning nad on palunud kõigil, kes on teda näinud, endast teada anda, et teda oleks võimalik üles leida. Teda kirjeldatakse kui mustade juuste ja pruunide silmadega meest, kelle pikkus on 5 jalga 10 tolli ja kaal umbes 270 naela. Tal on arm ühel käsivarrel, vasakul öölavarrel tätoveering nimega Jasmine ning tema esihammas on katki. Kõiki, kellel on lisainfot Savioni juhtumi kohta, palutakse võtta ühendust armee kriminaaluurimise üksusega numbril 910 391 4911. Number 8. Donnie Osborne, 48-aastase Cyrena Andersoni abikaasa, on tema kadumise kahtlusalune. Arvatakse, et kadumine leidis aset 2026. aasta 12. mai. Pärast seda pole teda nähtud ning tema heaolu pärast tuntakse suurt muret. Viimane inimene, kes Sirenaga rääkis, oli tema õde, kes teatas, et pole temast midagi kuulnud alates 12. maist. On teada, et ta oli sel päeval oma majas Forestburgis, Lõuna-Carolinas, kuid tema edasised liikumised on teadmata. Sel ajal töötas Sirena köögidisainerina Home Depotis ning ta käis regulaarselt Palmetto Pointi kirikus, mis asub Myrtle Beachil. Just seal kohtus ta Leila Ruliga ning neist said kiiresti sõbrad, kuna mõlemal oli huvi ja kogemusi disaini vallas. Leila kirjandab teda kui sooja, avatud ja sõbralikku inimest ning lisas, et sai oma telefonile sõnumi, mis teatas, et Sirena on kadunud. Ta sai kohe halva tunde, sest teadis, et Sirena ei laseks kunagi oma tööl niisama kannatada. Olukorra tõsidus hakkas kohale jõudma siis, kui ta ei ilmunud 14 mail tööle ning 5 päeva hiljem esitati Horry maakonna politseiosakonnas kadunud isiku avaldus, kui tema õde teavitas politseid Sirena kadumisest. Osborne tuvastati viimase inimesena, kes teda nägi ja ta väitis, et viimati oli tal temaga kokkupuude nende majas ühe häiriva kohtumise ajal. Tema sõnul hakkas Sirena tol hommikul ootamatult oma asju pakkima, pärast mida ta lahkus teadmata suunas. Kuid uurijad on öelnud, et oma uurimise käigus leidsid nad tõendeid, mis kinnitavad, et see ei vastanud tõele. Tegelikult on nad kindlaks teinud, et see kirjeldus tolle hommiku sündmustest on otseses vastuolus leitud tõenditega. Politsei raport koostati pärast seda, kui Sirena pöördus politseinike poole palvega saata teda koju, et oma asjad ära tuua. Ta oli äärmiselt paanikas ja ütles vaid, et tal oli Osborniga sõnavahetus, kuid lisas ka, et kui ta midagi rohkemat räägib, satub ta vanglasse. Aga seda väidet ei selgitatud kunagi. Nüüdseks on välja tulnud, et Osborni hoitakse Wilmingtoni politseijaoskonnas pärast seda, kui selgus, et ta rikkus lähenemiskeeldu ja ei ilmunud 2 korral kohtusse ning tema kautsjoniks on selles asjas määratud $245 000. Uurimise käigus selgus, et Osborne sõitis oma punase Ford F-150 veoautoga 15. mail läbi Supply ja Boltoni piirkondade. See tuvastati tänu turvakaameratele, mis märkasid tema veokit Brunswicki Green Swampsi lähedal. On teada, et ta liigub sageli Brunswicki ja New Hanoveri piirkonnas ning on laekunud teateid, et politsei on selles piirkonnas Sirena otsingutel droone lennutanud. Osborne on nüüd ametlikult nimetatud tema juhtumis huviisikuks ning uurimine jätkub. Tema kirjelduses on öeldud, et tal on blondid juuksed, pruunid silmad, ta on 5 jalga ja 3 tolli pikk ning kaalus viimati nähtuna 165 naela. Kõik, kes on Sirenat näinud, võivad sellest teatada Horry maakonna politseiosakonna vihjeliinile numbril 843 915 8477. Number 7. 30-aastase Benjamin Brubakeri, keda tema sõbrad ja perekond kutsuvad Beniks, kadumise juhtum algas segaselt, kuna tema emal ja tüdruksõbral on vastuolulised versioonid selle kohta, millal ta kaduma läks. Tema tüdruksõber on kindel, et teda nähti viimati umbes 6. oktoobril 2025, samas kui tema ema teatas, et rääkis temaga umbes nädal hiljem, 13. kuupäeval. Kõige olulisem fakt on aga see, et teda pole mitu kuud nähtud ja ta tuleb üles leida. Ben on lõpetanud Ashlandi keskkooli Ashlandis, Ohios, kus ta elas ka siis, kui ta kadunuks jäi. Enne oma kadumist oli ta seadusega pahuksis, kuna ta oli veetud aega vanglas, olles süüdi mõistetud joobes juhtimises. Kuid tema tüdruksõber ja perekond on öelnud, et kadumise ajaks oli ta oma elu taas rööpasse saanud. Tal oli püsiv töö ning ta oli harjunud emaga nii tihti kui võimalik ühendust pidama. Beni õde ütleb, et ta kadus sel aastal 13. oktoobril.
Tema tüdruksõber usub, et ta kadus 6. kuupäeval, kuid Ohio peaprokuröri veebilehel on kadumise kuupäevaks märgitud 30, mis on tekitanud palju segadust. Tema ema teatas, et Ben helistas talle 13. oktoobril ja küsis, kas ta saaks talle Worcesterisse, Ohiosse sõidu teha, kuna tal oli seal kohtuistung. Tema ülemus kinnitas, et ta oli selle päeva eelnevalt vabaks võtnud, kuid mainis, et tuleb hommikul tööle, et oma palk kätte saada. Kuid ta ei jõudnudki tööle ning tema ema ütles politseile, et pärast nende telefonikõnet ei saanud ta Beniga enam ühendust ja seetõttu ei saanud talle ka sõitu teha, nagu oli palutud. Ta ei ilmunud ka kohtusse ning keegi pole temaga sellest ajast saadik ühendust saanud. Uurijad kontrollisid tema telefoni kasutust ja avastasid, et seda kasutati viimati 7. oktoobril. Seetõttu arvatakse, et ta kadus tõepoolest 6. kuupäeval, nagu tema tüdruksõber väitis, kuid tema kadumise kohta pole selgitust leitud. Tema ülemus teadis, et ta elas Benni tüdruksõbra kõrval ja arvas, et ka Ben elab seal, kuid see polnud nii. Ta ütles politseile, et usub, et nägi paari nende tagahoovis 14. oktoobril umbes kell 6:30 hommikul, kuid naine lükkab selle ümber. Ta väitis, et nad ei elanud kunagi koos ja et ta kadus nädal enne seda kuupäeva. Juhtumit teeb veeldi keerulisemaks asjaolu, et Ben on tuntud selle poolest, et ta ei anna aeg-ajalt endast märku, mõnikord isegi kuudeks. Kui tema tüdruksõber ei saanud temaga ühendust, arvas ta, et Ben oli sõitnud New Yorki sõbrale külla. Kuid kui tema sõbraga räägiti, ütles too, et Ben ei olnud kunagi kohale jõudnud ega olnud juba mõnda aega ühendust võtnud. Lisaks tuli ilmsiks, et Ben oli enne oma kadumist teinud mõned kummalised avaldused. Ta ütles ühele oma sõbrale, et mõtleb piirkonnast lahkumisele, pärast mida ei pruugi ta kunagi tagasi tulla. On hakanud levima ka kuulujutud selle kohta, mis temaga juhtuda võis, kuid neid siin ei mainita, sest neid ei mainita ka politsei raportites. Tal on blondid juuksed ja sinised silmad ning ta on umbes 173 kuni 180 sentimeetrit pikk ja kaalub 61 kuni 67 kilogrammi. Tal on arm seljal ja 2 Insane Clown Posse tätoveeringut, üks vasakul õlavarrel ja teine paremal õlavarrel. Kõik, kellel on teavet, mis võib aidata Benni leidmisel, peaksid võtma ühendust Ashlandi maakonna šerifi bürooga numbril 419-289-3911. Tema juhtumi number 1, MP 11405. Number 6. 50-aastane Sonia Marie Rouse on lõpetanud nii Kinwoodi Akadeemia Chicagos, Illinoisis kui ka Illinoisi osariigi ülikooli ning lõpetas oma õpingud omandades kraadid kommunikatsiooni ja ajakirjanduse alal. Pärast seda sündis tal tütar, kuid kahjuks hakkas ta kannatama sünnitusjärgse depressiooni all ning tema tütar saadeti elama Sonia ema juurde. Selle seisundi tõttu hakkas ta sõltuma teatud ainetest ja jäi neist sõltuvusse. Kui ta otsis abi oma depressiooni vastu, diagnoositi tal bipolaarne häire ning tema tütar elas 2016 aasta märtsis endiselt vanaema juures, kui Sonia kadus ootamatult ilma selgituseta. Sel ajal elas ta koos oma poissõbraga Greater Grand Crossingi piirkonnas ning teda peeti Sonia kadumise kahtlusaluseks, kuid ta suri enne, kui Sonia juhtumi uurimine jõudis mingite tulemusteni. Viimati nähti teda 5. märtsil umbes kell 11 õhtul. Tunnistajad nägid teda Chathamis South Champlain Avenue 7501 kvartalis ning pärast seda pole keegi teda näinud ega temast kuulnud. Tema perekond ütles uurijatele, et Sonia poissõber oli teda varem mitmel korral väärkohelnud ning nad rõhutasid, et teda tuleb põhjalikult uurida, sest nad olid veendunud, et tal oli osa Sonia kadumises. Tema ema lisas, et neil oli Sonjaga kokkulepe paar korda nädalas telefonis rääkida ning kui ta ei saanud tütrega ühendust, tundis ta kohe, et midagi on valesti. Ta ei ole ühendust võtnud ka ühegi teise pereliikmega sõbraga ning kõik on väga mures, et temaga on võinud juhtuda midagi halba. Uurimise käigus võeti Sonia poissõber vahi alla sellega mitte seotud asjas. Kui ta oli vanglas, korraldas üks vangla ametnikest, et detektiivid saaksid teda küsitleda, kuid teadmata põhjustel ei lubanud Chicago politsei seda teha. Ta vabastati lõpuks 2018. aastal 2 aastat pärast tema kadumist, kuid näib, et ta pöördus tagasi oma vanade harjumuste juurde, kuna kaotas elu uimastisõltuvuse tõttu. Arvatakse, et teda ei küsitletud kunagi ning politsei pole selgitanud, miks seda ei tehtud. Sonia on endiselt kadunud ning teda kirjeldatakse või pruuni juustega ja pruunide silmadega naist, kelle pikkus on umbes 175 sentimeetri ja kaal umbes 77 kilogramm. Tavaliselt hoidis ta juukseid lühikesena ja tal võis kadumise hetkel olla kaasas käekott.
Kõigil, kellel on lisainfot, palutakse võtta ühendus Chicago politsei teise piirkonnaga numbril 312 747 578 9 ning Sonja juhtumi number on MP 38261. Number 50. 25-aastase Karen O'Donohue kadumist ei ole kunagi ametlikult lahendatud, kuid paljud inimesed usuvad, et ta oli sarimõrvari Samuel Little'i ohver, kes tunnistas üles 93 naise tapmise. On teada, et Little oli vähemalt 60 neist juhtumitest vastutav, kuid Karenit pole kunagi leitud ning Little ei ole enam elus. Uurijatel on olnud raske tema juhtumit lahendada. 1969 aastal, mil ta kadus, oli Karen 25-aastane ja elas Springfieldis, Massachusettsis. Ta oli kihlatud, kuid kõigi andmete kohaselt ei läinud suhe nii hästi, kui ta oli lootnud. Tema perekonna arvates lahkus ta Springfieldist selle aasta 2. juulil ja sõitis oma kihlatu kodulinna, mida pole täpsustatud, et suhe lõpetada. Aga ta ei jõudnudki sinna ja teda pole nähtud aastakümneid, mis on sellest ajast möödunud. Lõpuks kudutati ta kadunuks, kuid kuna uurijatel polnud aimugi, kus ta kadus, ei aidanud see tema juhtumi lahendamisele eriti kaasa. Igal aastal, kui leiti tundmatu surnud naine, keda nimetati Jane Doe's, kartsid tema lähedased, et see on Karen, kuid see polnud kunagi tema. Mis puudutab Little't, siis tema kujuteldamatu kuritegude laine algas 1970 aastal ning ta tuvastati ja arreteeriti alles 2012 aastal. On arusaadav, et Kareni perekond ja mõned uurijad arvavad, et Little oli tema kadumise eest vastutav, kuid nad pole suutnud seda tõestada. 2018. või 2019. aastal esitas Miami-Dade'i peaprokuröri asetäitja Kathleen Hogue kohtule memo, milles ta väitis, et Little oli tunnistanud üles Kareni ja teise naise Dorothy Gibsoni tapmise. Dorothy kaotas elu 1977 aastal ja leiti surnuna ühe Miami hotelli juurest. Little't ei seostatud kunagi selle kuriteoga, kuid ta ütles oma advokaadile, et oli tõepoolest vastutav. Kuigi seda ei saanud kunagi tõestada, uskusid võimud, et kõik tema ülestunnistused oli tähtsad ja ta oli üks ohvrite rohkemaid sarimõrvareid, keda riik kunagi näinud on. Ta väitis, et tema ja Karen kohtusid 1970 aastal vaimuhaigete kodu ees. Ta suutis anda tema kohta konkreetseid üksikasju, mis andsid tema ülestunnistusele usutavust, näiteks selle, et ta töötas medõena ja tal olid teatud terviseprobleemid. Kuid Kareni juhtumi kohta pole rohkem üksikasju saadaval ning see on tänaseni lahendamata. Tema perekond kirjandab teda kui ülikeste maasikablondide juuste ja siniste silmadega naist, kes on 5 jalga 8 tolli pikk ja kaalub 130 naela. Tal on ka naha siirdamisest arm ühel sõrmel ning veel üks arm kõhul. Kõik, kes teavad, mis võis juhtuda Kareniga, peaksid võtma ühendust Springfieldi politseiosakonnaga numbril 413 787 6300. Kareni juhtumi number 1, MP 10 1038. Number 4. Teresa Lynn Fitton oli vaid 18-aastane, kui ta kadus Fort Lauderdale'ist Floridast ja tema perekond on arvanud, et ta oli kuriteo ohver. Kuna tema juhtumit pole kunagi lahendatud, pole seda kunagi tõestatud. 1970 aastal oli Teresa Stranahani keskkooli õpilane ja tal oli roheline. 1966 aasta Nash Rambler. Vabal ajal töötas ta rannalähedases hotellis ja ütles oma perele, et soovib saada kas okeanograafiks või kunstnikuks. Ta oli suhtes mehega, kelle nime pole avalikustatud. Ja tema kadumise päeval, selle aasta 1. augustil, sattus paar tunnisesse tülisse. Umbes kell 13 lahkus ta nende korterist, öeldes, et vajab õhku ja peab rahunema, ning teda nähti autosse istumas ja ära sõitmas. Arvatakse, et pärast korterist lahkumist sõitis ta Riverlandi haruraamatukokku, kuna tema rahakott leiti sealt. Raamatukogu oli tema majale üsna lähedal ja oleks olnud ideaalne koht, kus ta oleks saanud vaikuses rahuneda. Rahakotis oli vaid mõned fotod sõpradest ega andnud uurijatele mingit vihjet selle kohta, mis temaga juhtuda võis. Teresa ema on teda otsinud juba üle poole sajandi, kuid tal pole eriti vedanud. Tema ja Teresa olid väga lähedased, kuigi Teresal oli suhe ka oma isaga, kes lahutas tema emast, kui Teresa oli veel noor. Perekonda tabas veel üks tagasilöök, kui tema vend kaotas elu 2 aastat pärast Teresa kadumist ning ema töötas selle trauma läbinõustamise abil. Aastate möödudes tegi tema ema kõik endast oleneva, et juhtum uuesti avada, kuid talle öeldi alati, et tema tütar oli tõenäoliselt kodust põgenenud ega soovinud, et teda leitaks. Kuid tema ema vaidleb sellele vastu.
2025 aasta mais teatas Tampas tegutsev Sunshine State Sonar, et nad hakkavad Teresa juhtumit uurima. Ettevõtte omanik ütles, et kui ta käis sukeldumas kadunud inimeste otsimiseks, sattus ta sageli vee all vanadele autodele ja tal oli alati plaanis nendele kohtadele tagasi minna. Seetõttu, kui ta sai teada, et Teresa sõitis vanema Rambleriga, otsustas ta, et tema juhtum väärib rohkem tähelepanu, kui see oli saanud 50 aasta jooksul pärast tema kadumist. Ta lisas, et oli varem kohanud vanu autosid veekogus Teresa korteri lähedal ning loodab, et tema ja teised sukeldujad suudavad sellele müsteeriumile lõpu teha. See koht asub Davy Puiesteel Fort Lauderdale'is ning seal pidi tööd algamas sama aasta juunis. Kuid kui midagi ei leitud, lubas meeskond naasta samasse kohta, et jätkata otsinguid. Tuleb märkida, et Teresa tollane poissõber ei teinud politseiga koostööd ning mõned uurijad usuvad, et ta oli mõrva ohver, kuid tema ema on samuti arvanud, et sarimõrva röövista. Kuid tema juhtum on endiselt lahendamata. Tara Seal olid maasikablondid juuksed ja sinised silmad. Ta oli 6 jalga ja 1 tolli pikk ning kadumise ajal kaalus ta umbes 50 kilogrammi. Ta kasutas aevealt ka nime Bunny. Kõiki, kes saavad tema juhtumile infot lisada, palutakse võtta ühendust Fort Lauderdale'i politseiosakonnaga numbril 95 476 443 57. Tema juhtumi number on MP 6061. Kolmas. Vähesed teavad, et 2010. aastal ilmunud film Kõik head asjad, kus mängivad Kirsten Dunst ja Ryan Gosling, põhineb lõdvalt segasel Kathy Dursti juhtumil, kes kadus 1982 aastal. Kathy abikaasa, Robert, oli kinnisvara impeeriumi pärija, kuid tal oli pikk ja keeruline ajalugu seadusega juba enne tema surma 2022 aastal. 1973 aastal abiellus ta hambahügieeniku Kathleen McCormickiga. Abielu tundus mõne aasta jooksul hästi toimivat, kuid lõpuks otsustasid nad lahku minna. Nad ei lahutanud ametlikult, kuid sellest hoolimata ei kulunud tal kaua aega, et edasi liikuda. Samal aastal hakkas ta kohtamas käima Prudence Farrowga, kes oli Mia Farrow õde. 31. jaanuaril 1982 viibis Kathleen peol Newtownis, Connecticutis, kui ta sai telefonikõne Durstilt, kes teiste peol viibijate sõnul kõlas äärmiselt vihaselt. Kathleen lahkus järsult, kuigi ta ise ei tahtnud, sest Durst nõudis, et ta tuleks nende ühisesse majakesse Manhattanil. Kui ta peolt lahkus, ütles ta võõrustajale Gilbert Nahamile, et kui temaga peaks midagi juhtuma, tuleks sellest politseid teavitada. Pärast seda, kui Kathleen kadunuks jäi, väitis Durst, et ta viis ta rongijaama pärast seda, kui nad tol õhtul tülli läksid. Juhtum jäi soiku kuni aastani 2000 ning uurijad leppisid kokku kohtumise Susan Bermaniga, ühe Dursti sõbraga, 24. detsembril samal aastal. Kuid enne, kui nad jõudsid temaga rääkida, leiti Susan oma majast surnuna, olles tulirelvaga rünnatud. Hiljem, 2015 aastal, tõestati, et Durst oli vastutav ning talle määrati eluaegne vanglakaristus ilma võimaluseta tingimisi vabastamiseks. 2001. aastal arreteeriti ta oma naabri Louis Blacki tapmise eest. Ta oli temad korteri üürinud ettekäänder, et seal hakkab elama tema tummõhemees. Sellel ajal märgati teda piirkonna restoranides naiste riideid kandmas, kuna ta oli põgenenud. Hiljem tunnistada kuriteo üles pärast seda, kui ta tabati, kuid ta mõisteti õigeks, kuna väitis, et tappis Blacki enesekaitseks. 2015 aastal registreerus Durst Kuubal hotellis vale nime all ning arvatakse, et ta kavatses riigist põgeneda, et vältida Susaniga seotud juhtumis süüdistuse esitamist. Kuid FBI arreteeris ta New Orleansi hotellis. 2021 aastal esitati talle süüdistus Kathleeni tapmises, kuna uurijad olid veendunud, et Durst oli vastutav. Kuid ta suri 2022 aasta jaanuaris südameinfarkti tagajärjel vanglas olles. Seega pole Kathleeni juhtum kunagi ametlikult lahendatud, kuigi on peaaegu kindel, et Durst oli vastutav. Samuti on väidetud, et mitmed tema sõbrad ja pereliikmed aitasid tal oma kuritegusid varjata, kuid kas seda pole kunagi tõestatud. Teine kood. Alates tema lahendamata kadumisest 1989 aastal on üle 150 tuvastamata naise juhtumit peetud võimalikeks vasteteks 20-aastasele Tiffany Louise Sessionsile. Kuid hoolimata aastate pikkusest uurimistööst pole teda kunagi leitud. Selle aasta veebruaris ootas Tiffany põnevusega oma elus uut peatükki. Ta otsustas astuda Gainesvilles asuvasse Florida ülikooli, kus ta plaanis õppida rahandust. Ta elas ülikooli linnakust väljaspool korteris ja teda nähti sageli piirkonnas reibal jalutuskäigul. 9. veebruari pärastlõunal ütles ta oma toakaaslasele, et tuleb varsti tagasi, kuna läheb umbes kell 16:30 oma tavapärasele jalutuskäigule.
Ta jättis oma võtmed, rahakoti ja isikutunnistuse maha ning teda nähti viimati valges pulloveris, millel olid hallid horisontaalsed triibud ja mille krae eesosas oli kiri Aspen. Tal olid seljas ka punased dressipüksid, tossud, kuldne naiste Rolex käekell ning kaasas must Sony Walkman. Kui Tiffany polnud kella 10 õhtul oma jalutuskäigult tagasi tulnud, helistas tema toakaaslane Tiffany emale, et teatada, et tema tütar on kadunud. Kui politsei korterisse saabus, ei leidnud nad mingeid võitluse märke ja seetõttu ei uskunud nad, et oleks toime pandud kuritegu. Kuid mitu inimest astusid hiljem välja, et teatada, et keegi tema kirjendusele vastav isik oli nähtud rääkimas piirkonnas autos istunud inimeste grupiga. Kuid nad ei osanud öelda, kas ta istus autosse ning kunagi pole kindlaks tehtud, kas see oli Tiffany. Politsei lükkas tema kadumise kõrvale, väites, et oli tõenäoliselt sõpradega välja läinud ja ajataju kaotanud. Kuid kui päevadest said nädalad ilma ühegi märgita temast, sai selgeks, et Tiffanyga oli midagi juhtunud. Kuid selleks ajaks oli tõenäoliselt kogu võimalik tõendusmaterjal juba kadunud. Siis tegi üks kinnipeetav jahmatava ülestunnistuse. Michael Knickerbocker, kes oli vangistatud mitme jõhkra kuriteo eest, ütles ühele oma kaasvangile, et tema oli vastutav Tiffany tapmise eest. Ta lisas, et Tiffany võib leida Caloosahatchee jõest. Kuid tema väited lükati ümber, kui selgus, et ta eras Tiffany kadumise ajal Gainesvilles. Edasine uurimine viis võimud arvamusele, et tema kadumise eest vastutas sarimõrvar Paul Rouse. 1989 aastal töötas ta ehituses ja oli palgatud ettevõttesse, mis asus Tiffany tavapärase jalutustee lähedal. Päeval, mil Tiffanyt viimati nähti, ei ilmunud ta oma vahetusele, mis uurijatele tundus kahtlane. Nad leidsid ka tema peetud aadressi raamatust, mis avastati alles aastal 2013 teavet, milles viidati salapäraselt Elizabeth Fosterile. Naisele leiti surnuna umbes miili kaugusel kohast, kus Tiffanyt viimati nähti. Nad leidsid aadressi raamatust ta teksti, mis tundus lihtsalt salapärane ja arvatakse, et see viitab Tiffany röövimise kuupäevale, kuna seal oli kirjas 2/9/89 number 2. Kuid seda pole kunagi tõestatud ja Tiffany on endiselt kadunud. Teda kirjeldatakse kui maasikablondide juuste ja pruunide silmadega naist, kelle pikkus on 5 jalga 4 tolli ja kaal 125 naela. Tal on katkine esihammas, arm vasaku käe sõrmuse sõrmel ja veel üks arm parema kõrva sees. Kõik, kellel on teavet, mis võiks aidata Tiffany juhtumi lahendamisel, peaksid võtma ühendust Alachua maakonna šerifi bürooga numbril 352 367 4000. Tiffany juhtumi number 1, MP2 1413. Number 1. 21-aastane Sophia Coetzee sündis Hollandis Amsterdamis 1993 aastal. Täiskasvanuna astus ta Amsterdami ülikooli, kus õppis meditsiini ning lõpetas 2015 aastal bakalaureuse kraadiga. Ta kavatses jätkata õpinguid, et saada magistrikraad, kuid enne seda otsustas ta võtta aasta vabaks. Ja samal aastal reisis ta Ugandasse Kampalasse, kuna tal oli kvalifikatsioon õepraktikaks sealses haiglas. Tema ja 15 Hollandi tudengid jagasid maja mitme kohaliku noorega ning ta andis kord nädalas oma perele teada oma kogemustest. Ta ütles, et naudib seal veedetud aega ja et haiglatöö, mida ta teeb, on väga rahuldust pakkuv. Pärast praktikaperioodi lõppu otsustas ta koos mõne teise tudengiga Ugandas ringi reisida ning korraldas neile ugandalasest giidi, kes oli ühtlasi ka grupi autojuht. Nad käisid reisil Niiluse jõel ja broneerisid seejärel ööbimise üliõpilaste hariduskeskusesse. Aga just siis hakkasid asjad kummaliselt arenema. Mõne päeva jooksul oli grupp märganud, et Sophia käitus veidralt ning nad võtsid ühendust tema emaga, et öelda, et ta tuleb järgmisel päeval Kampalasse tagasi. Kuid pärast seda, kui nad olid oma ööbimiskohta jõudnud, ütles Sophia, et ta läheb tualetti, mis asus eraldi hoones. Ja pärast sinna kõndimist kadus ta ning teda ei nähtud enam kunagi. Kui ta ei naasnud, teatasid tema kaasõpilased sellest pargivalvuritele ning nad otsisid teda sel pärastlõunal, kuid tulemusteta. Järgmisel päeval korraldati uus otsing koeraüksuste, helikopteri ja mitme paadi abil ning tema veepudel leiti jõe äärest. Piirkond otsiti põhjalikult läbi, kuid tulemusteta. Siis tuli tema juhtumis ootamatu pööre. Järgmisel hommikul otsiti sama piirkond uuesti läbi. Sel korral omandas tema juhtum veelgi süngevama tooni. Leiti riideribassid, mis olid seotud kokku 40 meetri pikkusel alal. Mõned tükid olid seotud puuokste külge ja kui need kõik kokku koguti ja uuesti kokku pandi, moodustasid need ühe Sophia püksisääre. Varsti pärast seda leiti üks tema kingadest, mis oli üllatavalt puhas koos tema sisetaldade, päikeseprillide ja käekotiga.
Tema aluspesu leiti rippumas lähedal asuva puu otsas. Tõenäoliselt olid selle sinna pannud tundmatud isikud. Midagi ei leitudki ja Sofia saatus jääb endiselt mõistatuseks. 10 000 naela suurune preemia on välja pandud vihjete eest, mis aitavad Sofia juhtumi lõpuks vahendada. Kõik sellised teated saab esitada aadressil tip@peeter-r.devries.nl. Suur tänu, et vaatasite. Kui see video teile meeldis, siis kindlasti vajutage meeldib nuppu. Ärge unustage ka tellida ja vajutada teavituskella, et olla kursis kõigi meie tulevaste üleslaadimistega. Minu nimi on Top 5 Unknowns ja kohtume järgmises videos.